Õige pea on Kaarli koguduses alustamas uus leerikursus ja ma kutsun sind sinna osalema. Muidugi võid sa ju küsida vastu, aga miks ma peaksin tulema või mis see leerikool mulle annab. Siis eks see vastus tegelikult saab selgeks siis, kui tuled leerikooli. Aga võib-olla nagu sissejuhatavalt võiks mõelda korraks selle peale, et mis on leerikooli või peamine ülesanne on ju anda informatsiooni kristlikust usust, sellest, mida kirik õpetab. Sellelegi võiks ju nüüd öelda, et usk on nii isiklik, individuaalne ja samas kirik jälle selline otse kui hääbuv institutsioon, et miks ma peaksin sellega olema seotud. Aga ma julgen siiski arvata, et me tegelikult inimestena tunneme päris palju neid hetki oma elus, kus me vajame sellist kindlust, tuge, sellist vundamenti, mille pealt võib-olla oma elu sättida, korrigeerida, korrastada, mõtestada, et saada aru, miks just asjad on nii, nagu nad on ja mitte seda niivõrd siis sellisel teaduslikul tasemel, vaid just nimelt kõik see, mis puudutab inimese hinge, maimu, need küsimused surmajärgsest elust, mis saab siis, kui ma suren, kas seal on midagi, mida tähendab seesama Jumala armastus, kas pattusid nuheldakse ikka järjest edasi põlvest põlve või miks on kurjus maailmas ja palju selliseid küsimusi, mille üle me ju tegelikult ikka ja jälle juurdleme. Siis leerikool on selleks heaks kohaks, kus tegelikult nende asjade üle natukene mõtiskleda, arutleda. Leerikool ei tähenda seda, et peab kohe hakkama koguduse liikmeks või laskma ennast ristida. Need, kes on ristimata, kui tahavad, saavad ristitud leerikooli lõpupoole. Aga põhimõtteliselt me saame selle üle arutleda, mis on tegelikult, ma arvan, inimese olemuse lahutamatu osa. Sest ju öeldakse, et iga inimene on olemuselt religioosne, et see on üks inimese selline tunnus, omadus, et ta ütleb välja sõnu, et ta usub. Tänases kontekstis sageli siis me ei tea, mida me igaüks usume või kui me ka teame, siis on see suhteliselt võib-olla hajali, aga leerikoolis saab nende asjade üle mõtelda ja sellepärast kutsun sind tulema, osalema, vaatama, kaema. Kui ei meeldi, saab alati ära minna ja mine tea, võib-olla leiab siit leerikoolis käies teatud selliseid mõtteid, sellist mõtestatust, et nende järgi oma elu mingisugusel moel korrastada, sest mina olen küll päris kindel, et Jumala soov on, et kõik inimesed elaksid õnnelikult ja me tegelikult ju seda inimestena kõik tahame elada õnnelikult. Nii et tule leerikooli ja tule vaatame koos sellele, mida siis kirik usub, tunnistab ja õpetab. Tere tulemast!